põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist! Jalgpallistuudio taas koos, seekord kõik kolm meest lõpuks ometi Delfi Jaeda stuudios päikese eest peidus. Mina Eijo Taljura, minu vastas Anders Ooper. Hello, Viimsi särk on seljas, et kas saan aru, et on trenni minek? Trenni minek, täpselt nii. Kuidas siin suvilisel ajal siin amatöörsats ja noortesats, kuidas kutid selline, kui on ranna ilma ajal, või kas tulevad hea meelega trenni? Ma jätaks sellele vastamata. Eks siin on küsimusi alati tekkinud, kas peaks hommikul, kas peaks õhtul, kellega hommikul, kellega õhtul, et eks need käivad selle asjaga kaasas. Ja siis Madis Kalvet, kuidas siis läheb? Ma sulle ei oskagi mitte midagi küsida. Ma siis olen otse lennult, ma fikseerin ära, et ma olen umbes madanud lendude ajal umbes 7 tundi kokku ja ma tahtsin teile kommida ja madusat tuua, reaalselt ostsin, et saatesse tuua ja kurat padas ei jõudnud Eestisse. Usun siis, kui näen. Täpselt, usun siis, kui näen. Mul on nii vähe riideid, mul on ainult nüüd alles koledad särgid, audud, aluspüksid ja sorte ei olegi, ma käisin sortele ostmas, mul on nii vähe riideid ja kui need reikid kohvrisse vahesid perses, ma elu on perses. Vaadake, milline reklaam. Ökonoomne mees, vähe asju vaja, ei ole mingi et kuhjan kokku ja. Aga ma arvan, see on Delfi rahad, et saad äkki kuud trussikud endale. No vaata. Äkki Delfi logoga trussikud, et see kõva. Viimane aeg, õige, kutsun üles, kes iganes Delfist meeldib kuule keegi maja pealt, vaata, siin või mida iganes rääkida. Igatahes, mida me teeme, siis vaatame otsa 1/16 finaalidel on selle asja nime siis, et vaatame nendel paaridel otsa, vaatame, mis mulje meil nendest igast paarist jäänud on ja sinna vahele siis pikime muid jutte, ega muud ei olegi. Hakkame ülevalt play-offi puus järjest minema. Esimene paar, Saksamaa, Paraguay. Ma eeldan, et kõige lihtsam võib-olla olekski seda teha niimoodi, et iga paari kohta siis üks võtmeküsimus, mis selle paari võiks otsustada, et kellel teeme siis Madis Kalletile hea ettevalmistamata, et Paraguay versus Saksamaa, mis on selles paaris võtme küsimus, et sellest mängust tuleks mäng? Et sellest mängust tuleks mäng või on see, et kes siis võidab? Ei no selles me kõik paneme, sellepärast me võitjat ei räägigi, me kõik arvame, et Saksamaa võidab, et kui kellelgi on mingi mega hot take, et Paraguay võidab, siis ta võib sisse lennatada, ma eeldan, et ei ole. Et mis on selles paaris, et sellest mängust tuleks mäng? Ma küsin siis niipidi. Mängust tuleks mäng, siis peaks olema see, et Saksamaa on, ma ei tea, sama kehva nagu eelmis mängus, siis tuleb mängust mäng, siis läheb põnevaks asi, aga ma arvan, see võtmeküsimus on see, et kui hästi sakslased nagu minema saavad, et kas nad see mäng on olnud kohati kuidagi ümmargune või neil ei ole sükast nagu, ja kui see unda tuleb, siis mängime seal mõnda tema peale, aga samas need Havertzid, Virtsid, kõik on süke keerutamine ja otsimine ja selline, kui nad suudavad konkreetselt selle algus äkki 20-25 minutiga nagu ära otsustada, et siis on see asi nagu selge. Samas kui sellega algusega läheb nagu raskeks ja siis täpselt selline mäng, et kui outsider suudab nagu seda nulli hoida, siis see pinge kasvab, siis see soosik võib-olla äkki läheb ka natuke närvi. Et ma arvan, ongi see mängu algus saab nagu olema väga tähtis, et kas sakslased löövad ära või ei löö ära. Anders Ooper, ma küsin sinult, kas sul on tekkinud, või teeme igal pool on Eijo taks küsimus, siis võib-olla sinul on tekkinud usk sellesse, et Nagelsmanni kuulus Gegenpress hakkab tööle. Et see mõttes, et Saksamaa mure, see mõttes okei, peale seda Curaçao võitu, eks ole, tore on ju, siis tegelikult see elevandiluu ranniku Ratšüks võit oli hästi vaevaline ja Ecuadori vastu oli ülikehv. Et kas sina usud, et nüüd, kui tuleb see play-off, ümbersünd. Vot just sinna ma olekski tahtnud jõuda, et kas on võimalik, et nüüd järsku käib klõps ära ja nüüd tuleb see täiega press peale, palli võit tagasi, et lõid nad siin ennemgi, et kiire avavärava, aga lõppu ikka ju mängisid täiesti maha, et ma ei taha ise uskuda, et see on võimalik, et sa nüüd järsku suudad nii mentaalselt muutuda, aga nagu me nägime eilsest mängus, siis play-offid on teistsugused, teise sellise seal on mida kaotada. Hirm on sees ja hirm eksimuste ees, ja see käib mõlema satsi kohta, et mitte ainult Saksa, et siis Paraguay, kes sellest suudab siis rohkem üle olla. Sakslaste kasuks räägib, et nad oskavad finaalturniire mängida tavaliselt. Sakslaste mina ütleks, et viimasel ei oska enam. Viimasel ajal võib-olla ma olen ka neid kommentaare natuke kuulnud ja lugenud. Et Sakslaste nimeliselt kodu see eespool olev, eks ole, et ma arvan ka, et siin küsimus ongi see, et kas see Musiala, Sané
tegelikult ka Virts, tegelikult ka Havertz, et kas kogu see kolmik nagu või nelik isegi siis ja et kas see nagu hakkab tööle, selles mõttes nagu tööle musta tööd tegema, et ta on natuke, minul see Saksamaa ma arvan, kellelgi ei ole jätnud viimases 2 mängust head muljet, pigem on jätnud küsimärke, et see, mis Nagelsmann teha tahab, need mehed ei tee. Nõus, et just see sama alla istumine ja viiesesse liini laskumine ja mis nad viimastes mängudes siin proovisid või tegid, et noh, ma ei tea. Muidugi Ruduse alaruppi turniir minu vast on, kuna kõik pääsevad edasi laias laastus. Uruguay ei pääsenud, jah. No siin ikka on mõned väljakukkujad, mõned jäid sinna reha vahele. Meil ükski suur ei juttunud välja, minu meelest kõik suured nagu jutt on selline, me alles otsime. Et see hästi kummaline vibe, et ei ole seda, et meil on alaruppi 3. mäng, kõik alles katsetavad ja proovivad. Nad on samamoodi Nagelsmann. Ma nüüd proovin seda 5. liini, et äkki läheb edaspidi tarvis. Mida perset, meil on sul on MM-i kuradi alaruppi 3. mäng, sa lähed testima. Aga me vist kõik oleme üsna kindlad, et Saksamaa võidab 2-0, eks ole. Jah. Kas just 2-0? Ma oleks pannud 2-1, aga okei. Veel mingi 1-0 võib ka tulla sabalt. No ma mõtlengi, et kuidagi. Okei. Prantsusmaa, Rootsi, seal ma võin ise selle, et võtme küsimus, kas Rootsi suudab taga 0 hoida? No see mõttes 0 laadse. Hästi ei taha uskuda. Kui tuleb see samamoodi nagu Hollandi vastu, see hien seal, kui vaatab pea laial otsas, kus nagu need pallid tulevad, siis on nagu paha. No asi pole ju ainult selles, et sulle Tuneesia lõi neile ühe, Jaapan lõi neile ühe ja ainus suur mäng, eks ole, neil on olnud Hollandiga, kes lõi neile 5 ehk 3 mänguga 7 väravat, et see Prantsusmaa, nii ma arvan, jõuame lahata veel päris palju, et see rootslaste selline, see on huvitav, et kas on võimalik, et sa ühtäkki hakkad kaitses hästi mängima, et see on selline ja ma mõtlen, kas see, et sa võid kaitses hästi mängida, aga sul on vastas lihtsalt Dembele, Pape, mis iganes sealt, kes tulevad veel varus sisse seal. Tõue, Parkole oli see, kes tegelikult väga veel ennast käima saanud, aga ilmselt nagu see oli, mis Norra vastu tehti esimesel poolel, just see oli päris võimas hoiatus, ütleme teistele. Aga ma ütlen, et mis see Rootsi, mis ta siin Jaapani vastu, kui sa võtad seda algkoosseis, eks ole, siis kui sul kaitses on Lander Pielke ja äärtel on Berharsson ja Stroud. Ma ütlen, ja väravas Zetterström. No ei ole nagu see Rootsi tundub äge, sellepärast neil on Gyökeres ja Isak. Aga tegelikult see allapoole on ikka kehv, ja seda sai enne MM öeldud ja ma ei tea, see Graham Potter nagu ei ole jätnud muljet, et ta suudab selle panna selliseks vägevaks müüriks, et selline üsna hirmutav see Rootsi seis on. Aga nüüd sa võid rääkida play-off ja ma ei usu, paneme stamplaused ära, let's go, let's fucking go. Ma arvan, see prantslaste hoog on lihtsalt nii suur ja hea, et kui nad alla 3 löövad, oleks see üllatus. Jah, olen nõus sellega, et ma arvan, et Rootsi ei suuda siin ära hoida seda. Lõuna-Afrika Vabariik Kanada, mina nägin seda lennujaamas, ilma helita vaatasin, ma ei näinud loomulikult tervet mängu, ma vahepeal vaatasin, mitte midagi ei toimunud. Ma põhimõtteliselt... Ma olin teisel poole tukkuma vahepeal. Vahepeal vaatasin, kui vaatasid aknast välja, kuidas mingi mehed panid kohvrid lennukisse, see oli nagu põnevam, kui see jalgpall, vaata. See õudne, aga mis on tähtis, Kanada võitis eladu, et tehti siis mulle kiire kokkuvõte sellest suurepärasest avamängust, et... ja see oli võib-olla, kas saab öelda, et kehvemaid mänge, aga oli tunda seda, et kumbki ei tahtnud kaotada, keegi otseselt ja midagi oma mängu peale ei surunud, vahepeal üks, vahepeal teine, aga jah, ei olnud just kõige parem vaatamine tõesti, kõige lihtsam vaatamine ei olnud. Ma teen kohe tuli küsimustega, kas Lõuna-Afrika Vabariik oli tõenäoliselt kõige kehvem edasi saanud meeskond lõpeks? Tundub loogiline, et ütleme, Kanadal selles mõttes nagu vedas, nad olid tegelikult ju kerged soosikud, see pinge kindlasti nende palju suurem. Lõuna-Afrikal otseselt nagu ei olnud kaotada, aga samas nad ikkagi nägid ju ka võimalust, et saime edasi veel tükse vastase, et siit veel äkki pigistab välja midagi. Et ega seal mõlemad nii-öelda ikkagi pelgasid ja ma ei tea, see kohtunik jälle, nüüd me jõuame sinna, et kuidas ei anta pennalt seal selles olukorras, mis seal kastis maadumati, ma ei tea, kommentaatorid, kõik teised olid ka sellega, ma ei saa aru, te vaatate varri pealt ka üle ja sellised olukorrad, kuidas on võimalik nii palju teelt eksida MM-idel, ma ei tea. Kehvad kohtunik. Ja on ju. Kanada vastane, et siis tõenäoliselt siis me läheme turniiri puhpid ehk Saksamaa, Prantsusmaa väga tõenäoline
1/8 finaali Kanada vastane, tuleb mängust Holland, Maroko. Andres Ooper, kui sina peaksid praegu ennustama, mina paneks võib-olla isegi Maroko peale raha, kas ka sina? Oli Betis, panne kõik raha. Ja kui te teate küll, et mida Eigo, kui soovitab raha panna vastu pidi. Ehk mina selles mõttes võtan selle pakkumise vastu, et ma lähen Hollandi peale. Mulle on isegi meeldinud Hollandi mäng, kuigi Maroko, alguses just selle prasside vastu näitas. Viik, siis alistasid Šotimaa ja siis alistasid Haiti, mis oli hirmutav, oli et Haiti lasti lüüa 2, mis ei ole... Jah, see on jamane. Aga samas, kõik, mis on räägitud, eks ole, et see kõik, mis on enne turniiri, see ei räägitud Maroko kohta, et need ääred on ägedad ja sealt hakkab tulema. See on nagu tõsiselt, on tekkinud ka üks löövründaja. Et mingid selline hästi positiivne sats on olnud see Maroko, et tegelikult mõnes mõttes nad tegid ju, nad viigistasid Brasiiliaga, võitsid üle 2 mängu ära ja mis nad auhinnad said sellise vägeva asja eest? Hollandi, täitsa persist. Ma arvan ka, et Holland on ennast jälle näitanud minu arust paremini kui varem, nagu sellistel turniiridel on näitanud, et kuidagi kindlalt mängivad praegu ja mulle nende mäng meeldib. Ma arvan, et jah, Maroko kaitse ei saa Hollandi vastu. Ma arvan ka sama, et see Hollandi esimene mäng natuke nagu Jaapaniga oli selline, jättis mingi küsimärke. Aga samas on ikkagi on... Oota, aga ma teen siia ühed lausli, teeme siis sisse Eigold lausele, et te peate kuskil paneme ühe üllatustulemuse. Mul järgmisena tuleb. Et kuskil te peate ütlema ühe üllatuse ja üllatus ei tohi olla siis paaris nagu Portugal Horvaatiadusse võrdsed sett. Siis ei ole üllatus. Üks tuleb veel. Okei, väga. Aga räägi edasi, et miks sa siis ütle, et miks sina paned raha Hollandile? Oli Betis. Pigem minu meelest mulle tundub, et see nii-öelda Hollandi kurss on pigem turniiri käigus olnud nagu rohkem ülespoole. Maroko nagu alustas väga hästi ja need 2 viimast mängu ei ole tegelikult nii veenvad nagu olnud, et šotlaste vastu ka, et see mängu algus oli nagu äge, aga ka tegelikult tervik nagu ei olnud nagu nii võimas, kui võis selle Brasiiliaga peetud mängu põhjal nagu eeldada. Ja Sangus ütles ka, et Haitil ikkagi lasti nagu ka ikkagi 2 lüüa ja nagu mängus olla ja ohtlikuks saada, et must pigem jah, see Holland kuidagi aina rohkem, samas probivad said seal ikkagi nüüd põhisse, seal on nagu kuidagi see tundub, et on nagu paika loksunud ja kui hollandlastel nagu loksub paika, siis pigem siis on hea. Siis on nagu hea, jah. Nüüd üks suurimate küsimärkidega meeskonnad minu jaoks. Ühelt poolt on Portugal, kelle lõid Usbekistanile 5 ja peale seda Columbiada 5 ja Rondoda 5 ehk ei midagi ilusat ja siis on Horvaatia, kes lasi Inglismaal endal lüüa 4 ja siis peale seda võitsid vaevaliselt Panamad ja siis võitsid mitte nii vaevaliselt aga ikkagi 2-1 Ghanat mängust, kus päris hea mäng, 14 peale oli kokku 3 väravat, see oli see tasemel meil, selline kinnine pusserdamine see mäng oli. Kumbki meeskond paberil näevad ülijad välja, eks ole. Portugal näeb hea sellepärast välja, kõik superstaarid ja Horvaatia näeb hea välja sellepärast, et kõik vanurid, viimne luidelend, viimane kord, eks ole. Samas kaitseliin on neil ikkagi noor ja päris äge nagu. Ja mõtle see just see ettepoole, et seal tadapoole on jah ägedaid mehi, et ma ütlen sellised aastakümneid juba. See oli mingi video, mis Instagramis nägin ka mingid mehed paljast ülakehadega, ilmselgelt täiesti ongis kargad. Sa vaatad, mis see rõvedus, siis sa vaatad, tule sa oma paljast üle, kuule okei, Andres Ooper, mis sina arvad? Tule meid tulnud lapsed. Madis ka oled, õudne mees. Ma ütleks, et see Portugal, võis see rääkida. Kokkuvõttes oligi see, et põhimõtteliselt mehed tuleb mingi 3-päevase peo pealt ja see oli ka sealt kiri juures, et mingi Modric, Kovacic, mehed, kes lähevad veel ühele MM-ile, nagu kõik vehkid rusikatega seal olid nii-öelda tahtmist täis, et ma ütleks seda, et Portugal ei ole nii veenev olnud, et mulle meeldis see Horvaatia just inglaste vastu esimene poolaeg meeldis. See, et nad Ghana vastu suutsid võita, see on positiivne, kuigi see oli väga võimaluste vaene iseenesest, siis ma nagu ise usuks Horvaatidesse rohkem kui Portugali. Kuigi võimsus sellel Portugalil on. Mina usun, Ronaldo läheb 2, et Portugal läheb edasi ja sina usud, et sina siis otsustad, kes läheb edasi. Mina usun ka, et Horvaatia läheb edasi, et see Portugal, kes on ütlesid ka, Uzbekile lõid 5, aga ülejäänud mängud on ikkagi, tegelikult ju see Columbiaga mäng oli ka selline, tegelikult väga sükke tempokas mäng ja
väga hea ei saa mäng. öelda, et Portugal parem oli. Ei, kindlasti ei olnud. täpselt. Ma mõtlen lihtsalt see üks paremaid 0-0, mida vaadata võib-olla. Aga see ütleme ikka, tead, Kolumbia oli parem selles mängus. Aga see teie jaoks ei ole argument. Võib-olla ei ole, aga ma igaks juhuks küsin, et ma toen ainult lennul marjalt, et ei mõte juurde see nagu retardajad järgelt. Kas see, et 3 mänguga 1 värav targam, ma tahtsin öelda, kas see nagu ei ole see asi, et nad näevad välja nagu play-off'i sats? Et see, et okei, et sa 0-0-id 1-1 tore, aga see, et 3 mänguga 1, et kas see ei ole olnud veenev? Portugali panevad siis nagu... Ja, et see, kas see kaitse ei ole olnud piisavalt veenev, et see on täpselt selline asi, mis play-off'is hakkab mängima. See on see minu... No jah, aga samas neil ei ole olnud ka vastas mingi teab, mis kõvad rünnakutega meeskonnad ka, et tegelikult seal Kolumbia oleks võinud ikkagi mõne ära lüüa nagu, et seal... No selle kohta võib öelda, et hea, kaitse püsis. Kaitse püsis, aga pigem nagu, ma ei... ütleme Horvaatiade ka siuke, ma arvan, selline kinnine mäng tegelikult ju sobib, et neil endale ka hea kaitse ja see on täpselt siuke, ma arvan täpselt selline mäng jälle, kus üks värav otsustab ja ma arvan, pigem usun seda, et Modric paneb ühe väga hea söödu, kui Ronaldo lööb seal kassist ära. No võt, siin jääme eriarvamusel. No seda, et see on selline neljane eurooplaste paar on, et Portugal, Horvaatia võitja läheb kokku Hispaania, Austriaga võitjada. No nagunii Hispaania, oleme vist rääkinud piisavalt, et kuidas teil siis meeldis see Alžeeria, Austria lõpplähed? Kus Alžeeria, kas teie meest oli kokkuleppe mäng? See oli ju teada, et see mäng lõpeb viiliga, et see Alžeeria, kuradi Mahrez, eks ole... Ta ei teadnud, ta ei saanud seda memot. Kuradi jäi ju diil, et kuradi ei löö, vaata, rohkem lõi ära ja siis Alžeeria, kuidas sa hoiad, Andres Ooper, kuidas sa hoiad eduseisu, 3 eduseisu? Loomulikult sa jätad kaitsesse 2 meest, vaata. Et see mõttes, vastastel on 4 või 5 ja sul on 2-3, vaata, ja siis need ka ei lähe palli peale, vaata, et lööme ära, vaata, lähme sõpradel laiel. Ja see mõttes, et tervitan seda vägevat turniirisüsteemi, kus on nagu nendel viimastel meeskond nagu haige eelistab. Kas teie veelest nägi see aus ilus välja või ei näinud? No kurat, ma ei suuda seda niimoodi, ma ei suuda, 3-3, ma ei suuda uskuda seda. 90+5 sa saad Alajčić. No ütleme nii, et ma arvan, jah, see oleks lihtsamaid viise, kus asi nagu kokku lõppida, et pigem ma arvan, see ikkagi läks nii, nagu ta läks, et ta ei olnud päris kunagine see Taani-Rootsi, mis see 2004 EM-il, kus Itaalia välja jäi, et ta nagu päris selline mäng ei olnud, et... See oli vist 0-0, on ju? 2-2 oli, jah. Seal oli vaja 2-2 ja seal oli juhuslikult. Seal oli just, ei olnud viike vaja, oli 2-2 vaja nagu, et... Kas see, et ma lihtsalt taatan, et seal näiteks sellest olles samas mängus Alžeeria söödu õnnestumisprotsent oli 95 vist isegi, et see mõttes, no seal ei olnud ju pressi, lihtsalt selline sööt, selline, ma arvan, Viimsi trendid on ka intensiivsem kui see et õudnud, ainult mina lähen sellest mure kohta selge. Jaa, see on sinu rikutuse tase nagu, jah. Kas me üldse, kas meil on Austriast mingitki pilti ees, kuidas nende 3 mänguda. See mõttes, et mis teeb selle alatrupi turniir on olnud kummaline, et see on üks see koht, et nad võitsid Jordaaniat. Jordaania on umbes selline meeskond, keda ta Eesti tõenäoliselt võidaks. Siis nad kaotsid Argentiinal 0-2. Noh, taaskord mäng, kus oli, et sulle keeruline midagi välja otseselt lugeda, eks ole, et Messi seal raiskas ja lõi 2. Penaltit löömata. Jah, okei, ma mõtlesin ka. Ja siis tuli see Clownad mäng Alžeeriga. Mina jään selle juurde ja võib-olla ma eksin. Noh, et meil on 3 mängu mängitud. Mis meeskond see Austria on? Ei tea. Super, see mõttes, et neil on see gegenpress on neil, jah. Neil peaks olema see, jah. Peaks olema gegenpress, aga ma ütlen, et Alžeeria vastu nagu ei olnud. Et meie ainus asja, kus saab midagi välja lugeda, on see mäng Argentiinaga. Tegelikult nad mängisid Argentiina vastu täiesti okeilt, seal ei olnud midagi Argentiina sõitnud teist üle ja seal ei olnud mingit meeletut Argentiinaste poolset pressi ja üleolekut. Kas ma olen kindlad, et Argentiina on hea? No, teeme roe teist. Et aga samas mõtlen see Austria ikkagi, ma usun, et Hispaania võib olla päris ebamugav vastane, arvestades seda, et Hispaania ei ole nagu nii veenev olnud, et see Saudide vastu esimene poole, kus see 4 löödi, tundus küll väga äge, aga nüüd see viimane mäng Uruguay vastu, see oli ka ju, Muslera seal ise tõmbas selle palli sinna võrku kuidagi, et niimoodi said selle õnnet 1-0 kätte, et kui ma siin turniiri eel Hispaaniat ikka pakkusin võitjaks, siis ma praegu nagu ei näe, et nad seal, ma ei tea, hea kui veerandis saavad, on hästi läinud. Et seal ei ole, Jamal ei ole ilmselgelt vormis, on ju, Williams on veel vähem vormis, et
neil on seda teravust sinna vaja, aga praegu seda teravust ei ole. Aga ma arvan, et keedimest ei arva, et Austria üllatab. Seda küll, see paar, selles mõttes ma arvan, Hispaania ikkagi, nad on ikkagi piisavalt tead, pole ühtegi ju tagant ühtegi välja võtnud, et küll nad seal ees ühe löövad ära ja Austria vastu ikkagi lähevad edasi, aga ma ütlen jah, kui siuksed ikkagi tugevamad ja kõvema kaitsega meeskond vastu tulevad, siis mul tundub, et selle Hispaaniale praskaks. Jah. Järgmises paaris on siis kõige tõenäolisem maailmameister. Ma tulen USA-st, luuledes USA meediast. Kuidas Bosnia meistrid? Vot see, let's go, USA, kes siin ühtäkki, võitis Paraguay'd 4-1, võitis 2-0 Austraaliat ja siis kaotasid Türgile 2-3 oli nende teekond. Tegelikult Bosnial see teekond on veel täitsa arvusaamatu. See Kanadaga 1-1 viik, see oli nii ammu, et ma ei mäleta, mis seal mängus toimus. Siis said ilge Promis lõi värava seal, jah? Ei löönud. Ei olnud see mäng, läheb endalgi sassi juba. Pole hullu. Siis, et sulle tuli see mäng, kus nad kaotasid 1-4 Šveitsile, mis on nagu paberil on katastroof. Aga reaalsuses 74. minutil oli seis veel 0-0 ehk seal see lõpus hakkas, seal vist kõik inimesed jõudsid magama ära minna ja siis nad pääsisid edasi sellega, et nad võitsid Katari, keda enam-vähem võitsid kõik, et taaskord kaks meeskonda, kellest nagu hea pilti. Mina ütleks võib-olla tänu nende mängude käigul ei olegi head ees. Kumma sa edasi ennustad, Madis Kalvet ja miks? See on minu arust kuidagi suht 50-50. Aitäh, okei. Palun. Ja Andres sina nüüd. Et USA nagu hea küll siin juttude ja kõige järgi on nagu ilgelt kõva, samas mul seda Bosniasse on nagu teatav usk, et samas play-offis, kuidas nad selle Itaalia nagu ära võtsid, et see mulle tundub, et see Bosnial võib-olla sobib selles olukorras nagu olla, et kus nad ei ole nagu soosikud seal üldse, ameeriklastel on ilge hype käib nagu üle, võib-olla mehed ka nagu natukene ise mõtlevad üle, et kuidagi tunnen, et see Bosnia üllatus ei oleks üldse nagu üllatus seal, et ma ei tea, kas ütled, et kumb, ma pakun isegi Bosniat seekord siin. Andres Ooper, kumb võidab ja miks? Räägi, miks USA edasi pääseb, ma arvan, et siin on see, et jäävad viiki ja läheb 120 minutit ja nii edasi, aga lõpuks ikka USA vastu võtab oma. Aga miks sulle USA pool meeldib? Ei räägi lihtsalt, mis on seni nagu positiivne. Aga ta on tegelikult seal alguses olid päris nagu sellised uljad kuidagi, nüüd Türgi tõmbas võib-olla, seda ei saa nüüd öelda, et kärpis tiibu, aga selline asi võib jätta ka jälje edaspidiseks, et sa mida me oleme siin arutanud ka, et sa paned kolmandasse mängu mingid teised mängijad ja siis saadki selle 3-2 litaka, ma ei tea, kas see mõjutab edaspidist või mitte, sest juba hakati seal ju treener oli tige, et miks ei austata edasipääsu pärast ja nii edasi, et see ei ole kõik ülipositiivne, et kas nad tulevad sellest välja ja kuidas tulevad, aga ma millegi usun, et nad tulevad. Treenerid üldse mülipinges, mölisevad, ma ei saa aru, et rahulikult, et see sama Pochettino raavad. Pochettino oli väga mul on see murre, et ma hääldan kõiki Itaalia pärast nimesid, et selles tema oli tõesti väga närvis seal, et seal oli mingi taustage meid ja oli must see, et me oleks välja langenud, et samas me jälle edasi Türgi saab koju, et vastu pidi, et selles mõttes kokkuvõttes ega siuke asi nagu head meeskonnal ei tee kogu selline. Aga ma arvan, koduseinad asjad, et see ikkagi innustab neid rohkem, aga Bosnia ei ole Bosnia on väga üllatusvõime, et vaatad, et see noor Alle Begovic, päris pull tüüd on ja Tšeko ikka veab oma jämedat keha seal ees, vaata mõnusad. Midagi jääb Bosnial ikkagi puudu ka, et mingi selline neil on umbes täpselt selline meeskond, kellel on umbes 2-3 enda puudu, et läheks nagu vaja sinna keskväljal nüüd superstaari näiteks. Ja Uut Pjanitsit ja kuskil nagu mingi ma ei tea, et natukene, et see Bosnia minu meelest see oli täpselt 2-3 mehe kaugused sellest, et nad oleks üliäge sats. Häda on muidugi see, et neil see vanem põlgkond et kui isegi need 2-3 rasab peale, siis Tšekod ja ma ei tea seal, kas see on Kolasinatšid. Need tutuvad eest ära, et seal on nagu see väike riigi häda, et sa ei saa seda ideaalselt kortuada. No ma arvan, et läheb siis USA edasi väga lihtne. Mis meil on siis? Belgia, Senegal, Belgia
ma ei tea, mis mulje teile mina paneks siin Senegali võitma ilma naljata, et minul ei ole Belgia jätnud väga, ainult on see Lukaku, ta ei ole küll vormis, aga kui ta oma võimaluse saab, siis ta on ikka kuradi ohtlik ja väravale orienteeritud ja lihtsalt mis on valesti Belgial. Miks Belgial siis, eks ole, teekond oli selline see hädine 1-1 Egiptusega, kus nad oleks võinud ja pähe saada, siis hädine 0-0 Iraaniga ja siis lõpuks näidati oma suurt võimsust ja vägevust sellega, et 5-1 Uus-Meremaale, mis optimist Andres Ooper on pessimist, ikka ei usu, aga optimist ütleb, no nii, nüüd said jala lahti. Pessimist ütleb, et Uus-Meremaa oli ikka päris õudne sats. No ma olen selles mõttes ka nõus, pigem oli Uus-Meremaa kõige kehva sats ja teine asi on see, et hea küll, Senegal sai grupis ainult 3 punkti, aga samas need kaotused olid Prantsusmaale ja Norrale, et tegelikult ma arvan, Senegal on ikkagi päris okei võistkond ja võib-olla isegi praegu parem võistkond kui Belgia. Et mina pigem aga pakuks ka Senegal edasi, et nad on nagu suures plaanis ma arvan isegi parem mulje jätnud, isegi kui vaadata ainult tulemusi, võib-olla seda tulemuste pealt ütleks seda, aga pigem see nii-öelda sisu tundub nagu rohkem olevat seal. Eks seal ma pidin üldse võtme asju küsima, sellest täitsa meelest ära, alustame uuesti. Mina arvan, et võtme küsimus on tegelikult, siin on need Belgia keskkaitsed, et ma arvan, see Norra-Senegal mäng võib-olla näitaski ära kõige selle Senegali sellise mängu taktika, et kannatavad seal kaitses ja pikk pall ette, et neil on seal ees seda teravust, nad hea meelega tõmbavad natuke selle kaitseblokki madalamaks ja siis pikk pall, eks ole, kes seal on Sarri ja Mane ja sellised mehed, et ma isegi näen, et see võtmemängijad selles paaris täitsa tegelikult on need Belgia võib-olla, kes iganes seal keskkaitses tol päeval mängijad, Metšele, Teatrele, mis iganes seal olid. Et mina ütleks, et võib-olla see hakkab olema, et selline, et Belgia 59% mänguas pall ja Senegal on selline pau meeskond, et kõlab loogiliselt. Jah. Selle paari võitja siis läheb kokku USA-Bosnia võitjaga, et USA-Bosnia teeme siis sinna tagantjärgi võtmeküsimus, ma arvan, võtmeküsimus saab olema, et kuidas need USA ründajad seal õnnestuvad, et ühe suurima superstaari ärakuttumine, seal peab keegi esile tõusma, seal peab tekkima selline, et see keskväli ei saa seda meeskond tassida, et seal see Veah või kes iganes, Paludun, keegi neist peab esile tõusma, see meeskond nagu vajab superstaar. Jah, no siin ma igal pool arvasin, et võitme siis Hispaania, okei, lähme edasi. Brasiilia, Jaapan, siin mis väga lihtne võtme küsimus on tegelikult, kas Vinicius lahendab ära või mitte, jah? Kas ma ütlen niimoodi, kas Jaapan suudab selles mõttes oma mängu, mis on sellise pressi ja survega Brasiilia mängu ära lustida. Ma arvan, et kaks väga sellist vastandlikku meeskond, üks on selline samba jalgpall, et tõmbame sööte ja paneme iluväravat, teine on see, et pea maas teeme tööd ja siis koristame hiljem kõik ilusti ära ja lähme koju. See on küsimus jah, et kas nad suudavad selle Brasiilia lustlikkuse ära tappa, et jah, ma ei tea, ma millegi pärast ei usu, ma arvan, et Brasiilia keerutab ära siin. Ma arvan, et võib-olla Jaapan on natuke siuke ütleme liiga... Ma teen teist enne, kui sa vastan. Kui ma küsiks sult, et kas see normaalajal lõpeb pigem 0-0 või Brasiilia võidab 3-0, siis kumba sa pigem ennustaks ja miks? Pigem Brasiilial 3-0. Ma isegi olen hea ka sama meelt. Mulle tundub, et see Jaapan, mis saad öelda, et on siuksed nad on siuksed natuke võib-olla liiga viisakad inimesed ja sellised, et see Brasiiliast seda lust ära võtta, ma arvan, robustsem peaks enda vastu olema ja ma ei tea, kas jaapanlastes mulle tundub, et ei ole nagu sees seda, et seal Viniciusel ja Kunjal ja justel meestel seda tuju nagu ära võtta, no aga see on nende ainuke võimalus. No aga ma ei usu, et nad teevad seda nagu, et pigem ma arvan, Jaapani seisukohast ma kardan, et nad ikkagi lasevad nad üks hetk ikkagi nagu jooksma ja siis Brasiiliast jooksvad ära ja löövad ära need olukorrad, et tunduks nagu loogiline. Et ei alusta nii nagu Hollandi vastu, et tuleme vajume alla ära ja ei lase midagi teha, ei tea. Eks näis, jah. Kas võtme isik on selles koondises nüüdseks ikka Vinicius või nüüdseks on juba Mateus Cunha?
et kumb on selles mõttes, et kumba õnnestumine on olulisem, kas see, mis see Vinicius seal äärel teeb või pigem see, et see Kunja need kastis liikumised, mis tegelikult on päris nagu, tegelikult on selline ebameeldiv. On natuke teistmoodi, natuke erilisem, aga ma arvan, et Vinicius on ikkagi olulisem lüli nendele. Mulle tundub selline, et tal on mingi selline X-faktorit on nagu rohkem täpselt. Ja ongi see, et kui tuleb selle äärel, ikkagi võtab päris palju mehi ja päris palju jõudu nagu enda peale, et selle võrra sama Kunjal võib jääbki ongi, et tähelepanu enda peale ja siis võib-olla tõesti Kunja tuleb ja paneb ära, aga tähtsus, ma arvan, on Viniciuse see hea hetkevorm. Kahju, tegelikult see Kunja päris äge kahju, et nii nõmedas meelt nagu klubiliselt kahju mees kannatavad seal Manchesteris vihma käes õudne võiks olla Torinos on ei võiks Torinos ükskõik kus see pojal Madis Tjalvet kui me istume siin ma ei tea 7 päeva pärast ja tõdeme, et Elevandiluurannik võitis Norrat 3-0, siis miks läks nii? Solbakken tegi vale otsuse. Ei, millega... see, et nad ikkagi... Ei, räägime Elevandiluuranniku vaatas, et kui Elevandiluurannik võidab 3-0, siis mis seal mängus juhtus? No ma arvan, see... Diomandee seal jooksis ribadeks kaitse. et neil on siis all on, eks ole, see 2-1 Saksamaad, 1-2 siis, vabandust, eks ole. Võitsid Ecuadori, visatad Ecuador oli maailma parim kaitse, siis nad võitsid Curaçao 2-0 ehk laias laastus on läinud kõik nii, nagu peab minema. Häda on see, et neil pole näidanud, et nad suudaks väga palju väravaid lüüa, aga seal eespool seda osavust ja asju on päris palju, aga kuidagi on läinud nii, et võtmemehed on üldse need kaitsesuunalised. Samas ju see sakslastega mäng on, Nii. Kus nad ju juhtima läksid ja lõpuks kaotasid, et tegelikult seal oli ju neid variante oli neil ju palju rohkem seal algus seda ju asja veel rohkem enda kasuks kallutada, et tegelikult neil on sisu ikkagi päris palju, et seal kui palju vaatad peale, et Haaland ja Norra ja lähed edasi, siis tegelikult ma arvan, nii lihtne asi seal kindlasti ei ole, et seal päris raske pusimine tuleb norrakatel seal, et ma ei kujuta, alati on see kätte maksnud, kui need jäetakse mehed niimoodi nagu terve sats nagu pingile, et väga harva, kui on, äkki kuna 2000 DM-il Prantsusmaa tegi niimoodi, nemad tulid hiljem Euroopa meistriks ja kaotasid ka, kus nemad mäletan, räägiti ka, et kaotasid meelega, neil oli see baas oli Belgias ja siis nii-öelda see grupi teine sai mängima jääda Belgiasse, et seal oli nagu mitu aspekti ja siis lõpuks nagu vedasid ka välja, siis kõik ütles ka, et maksab kätte. Ma olen treener Eurooper, kuidas sina lahendad sellise olukorra, et kas sina paned see vahetusmeet peale, kas sa oled oma vana Sioma Solbakken? Mingis mõttes sa võtad poisid ju kaasa sinna ja kõik tahaksid seal MM-il mängida ja ütleme, kui palju sa neid saad kasutada, et väga raske otsus on see, ma arvan, treenerile tegelikult, et mõni annab selle võimaluse kõigile, kõik on saanud oma mängukese kirja, aga jah, see, et kas sa rikud sellega selle rütmi ja võib-olla kaotusega rikud veel mingi mentaalse poole ära, et see on suur küsimus, et ma arvan, et midagi sellist vahepealset võiks ju teha, et võib-olla tema läks täiesti jah, täpselt, mingi 2-3 mängijad saavad oma, et kes on nagu lähima, kes võivad võib-olla pärast sul vajalikud olla, et ma ei tea, kas tervet satsi julgeks välja vahetada, aga see oleneb kõikide su mängijate nii-öelda. See on naljaks, et... Kas need mängijad on piisavalt head teil sul need järgmised 11? Ei, see on päris naljaks, et kui siin kõik kogu MM-i kõik meeskonnad põhimõtteliselt räägivad, me otsime ja katsetame ja siis Saale sulbad, meil on sats valmis, meil pole seda mängu vaja, et põhimõtteliselt anda, et kõik on korras, toimib, vaata. Ja isegi ei toonud varust sisse, vaata. Kõik istusid mängu lõpuni, et ma ei tea, kas see läheb lõpuks ka arvesse, kui sul on võrdne arv väravaid, et kes mängis vähem mänge? See on mingi lõpliku värava seda. Esmalt vist vaadatakse sööte ja siis mingi hetk on küll see, et minutid lähevad ka, et palju et just mängude arv, ma mõtlen isegi mitte minutid, aga et võetakse, et üks mängis 6, teine 5 mängu või midagi sellist. Ma arvan, lõpprotkut saat ei ole, ma arvan, et see, et Haalandil on üks mäng vähem lihtsalt. Üks mees, ma arvan, või üks meeskond, või üks superstar, kel reaalselt on savi.
et ta ei saanud seda mängu, et väravtöö on Haaland. Sest ta tundub... Tema teadis kohe, vaata, seda ütles Solbakken ka, et ta on väga tiimimees. Oleks siin, ma ei tea, selline... Ronaldo niimoodi pingile jäetud, siis oleks ju maailm pahane, oleks siin Harry Kane jäetud siin, seal oleks juba sudulased sotsiaalmeedias võtnud või kirjutanud või allmees. Keini puhul just pigem mitte, ma ei usu hästi. Keini puhul tõmbab lihtsalt meedia üles, mitte Kein ise. Aga ma arvan, et me pigem arvame, et Norra napilt, jah. Ma ei tea, ma ei ole kindel. Ja mõtlen, samas ongi täpselt, kui Norra kaotab, siis on ilmselgelt, mille peal näetakse nagu, et... Nüüd on ainuke variant, nad peavad võitma. Et selles mõttes sa panid ikkagi suht sundseisu nagu ennast, jah. Nüüd Ratselist päris põnevat meeskonda, Sesplani set, üks meeskond on Mehhiko, mis ta teeb põnevaks, on see, et väärata vahet 6-0, üks 3 meeskonnast vist, kes on kõik mängud võitis, eks ole, et tegelikult neid arvestades seda 12 alaruppi, siis ainult 3 meeskonda täis eduda, Argentiina, Prantsusmaa ja Mehhiko. Et just kui võiks rääkida, et äkki see Mehhiko ongi ülipõnev. Kehvem alagrupp oli ka midagi, mida ta võitis, jah? Jah, võt sinna ma tahtsin jõuda, et see alagrupp oli, eks ole, Lõuna-Afrika Vabariik, Lõuna-Korea ja Tšehhi. Mis tegelikult paberil ei olnud nii kehva, nagu kuidagi läks. Kui ikka teistega võrrelda, siis ta ikkagi nägi, ja eriti veel, kui see Lõuna-Afrika edasi läks, et siis järelikult need Tšehhi ja Lõuna-Korea on eriti head ka praegu. Ja siis minu võib-olla ikkagi uus lemmik meeskond, Ecuador meeskond, kes kaitseb nii, et ninast veri väljas ja selline rõve füüsiline, nagu ütles ka Nagelsmann peale seda 1-2, et nad tegelikult selle Ecuadori füüsilisusega ei harjungi ära, et selles mõttes, et see, päris huvitav on seda ei saa meeste lõpetada füüsiliselt, kui mehed on pehmod, siis nad pehmod, siis peame teistmoodi mängima, laias astus nii ütle saate, et õigene, see mõttes mängime distantsi pealt, et selline rats võib olla natuke vastandlik ju, samas, et oleda, olgem ausad, selline üks vähesed võib-olla mänge, kus nagu kõige tõenäolisem tulemus normaalne on 0-0, olgem ausad. Et see mõttes, et see Mehhiko ei ole mingi lustlik meeskond. See rünnak on neil ka süke nagu ikkagi raskelt tuleb nagu, Algul mõtlesime selle Lõuna-Afrika Vabariigi vastu, nad ei tahtnudki. Pigem vist ongi nii. Täpselt. Et selline, ma ei tea, selline tõenäoliselt selline mäng, et umbes selline, ma ei tea, Trans versus Kuressaare mäng, nagu ma arvan mängupildi poolest. Ma arvan, et Mehhiko lööb 121. pära ühe ja see on see, kootasid juba pendlaid. Ei, ma arvan ka, et see võib vabalt 0-0 mäng olla, aga ei... Kes on, teeme siis niimoodi, kes on selle mängu võtme isik? No ma arvan, eks see pigem ikkagi, ma arvan, Mehhiko läheb soosikuna, kodus mängivad, kindlasti kohustus on neil ikkagi kodus pannakse päris suur peale ja ma arvan, eks ma arvan, see Jimenez on, et kas Jimenez saab seal Pacho ja need vehed seal ühe korra üle mängida, kui nüüd ühe korra suudab üle mängida, siis ma arvan, sellest täitsa piisab selles mängus, jah. Kodusente toetus jälle veel, kas jõuab Mehhiko kaugemale? Jimenez parst pettumas muidugi olnud ka, et mine sa tea. Kas ta üldse mängib? Ega ei tea, jah, et seal võib muidugi keegi teine tulla, aga ikkagi ütleme nii, et kas Ecuadori väga tugev ja hea kaitseliin laseb ühe eksimuse läbi või lase? Jah. Ma hullult lootsin, et kes see noor kutt oli, kes sai nüüd Gilberto Mora, kes on see järgmine Messi nende meelest 17, et see täitsa 0 on olnud suhted. Mul oli selle osas kõrged ootused, aga see on siis 0-0 ja Mehhiko lisaajal väga lihtne. Selle paari võite läheb siis kokku ilmselgelt maailma parima meeskonnada nimega Inglismaa. Inglismaa, mis ta siis tegi? Võitis Panamat 2-0. Oi, selle kannatamine ega tegelikult. Ei, no mõnus. Ma teen siis sellise reisialara reisil 7 päeva jooksul või midagi, palju oli 2 päeval 100 ja need on loomulikult mängupäevad. Kui oli mingi trahv, sa olid 12 tundi toas, siis oli väljas 27 raadi ilus ja rats mängupäeva. Istud seal, ja tulet seal staadioni ratus ka, tegelikult ma nüüd mõtlen ikka totter, vaata, et sa lihtsalt istud seal, viimase pähe oled seal nice, vaata, tore, vaata. Ilus, siis vaatad seda. Et selles mõttes oli nagu oli, et Inglismaa isand Tuchel pigem oli nagu
rahule, et Panama suudeti maha käristada, et nagu, mis see Inglismaa suur häda on see, et nad seda madala plotti ei suuda, et neil kõva otsimine käib, eks ole, seekord said see, et seekord said Rashford ja Saka proovida, on ju, vastupidi, varem oli Gordon ja kes iganes see teine tütre oli, et otsitakse, proovitakse. Bellingham sai madalmaal proovida ja Rice'i kohal oli ülihea seal, aga see vist ei loe midagi, sest kui Rice on tagasi, siis Rice tagasi. Et ma ütlen, mis Inglismaa puhul suurim mure ongi see, et see meeskond ei ole enam päris paigas, et me lähme siin vastu, aga mis on nende rõõm? Harry Kane, nende rõõm on see, vastas on Kongo. Aga Kongot ei ole, ma ei usu, et neid on väga lihtne murda. Et võtmeküss ongi vist see, et kas inglased saavad selle saavad ennast jooksma lõpuks või? Kas saavad selle vissaa kinni näiteks, selles Kondol keegi lööb, siis on see vissaa vist, eks ole, et kõik muu on selline kuidagi väga ühe mehe nägu meeskond, et seal on küll on nagu ikka Prantsus meeskond või Konno meeskond, et kõik tulevad Prantsusmaa kõrgligast ja Prantsusmaa esiliigast ja kõik on mõne kuskil Pariisi äärelinnas sündinud, nagu need asjad käivad, aga seal see vist tundub olevat küll, et kui Konno lööb, siis tema aga inglaste need keskkaitsjad ja kaitseliin tegelikult on päris ägelt. Samas mõtlen see Panama mahamurdmine ka nii-öelda, see oli ka, see Bellinghami värav, see oli ka tegelikult siuke, ma ei tea, pool juhuslik või kuidagi. Kuidagi tahaks enamat Inglismaast, et tahaks, et kuidagi pannakse, et me oleme üle, ma ei tea, et ma oleks ennustanud ise ka nagu 3-4, aga jah. Või siis ongi siuke kuidagi mänguliselt kuidagi mängitakse üle või samas see esimene värav, ta oli ikkagi juhuslik ikkagi nagu, et ega see olnud ka see nurgalöök jäänud ka kuidagi niimoodi ju, et oleks mingi väga ilusasti või konkreetselt välja mängitud, ta ulatas selle jalased kuidagi mehe tagant välja on ju ja siis Kuuled, Andres, sina kui ikkagi Eesti koodis standardite eest vastutad, standardid mõttetud, koledad mõttetud väravad. Esimese mängu standard oli väga hea, kui see kauge. Bellingham lõi standardis nurgalöögist ära, olete mingi selline sealne Andres Ooperi välja joonistanud. Kogemata on. Siis spetsiaalselt kogemata mõttetult tulnud ära, vaat sealne Andres Ooperi mingi megad mõelnud, kuidas see Bellinghamile. Kes keda blokib. Seal nagu ei tundunud, et keegi sai kuidagi blokkinud. Esimene nurgalöök, vaata, millest teine, see oli mega, on ju. Ja mõtlen, et kokkuvõttes ta nagu ei näinud välja selline, et see oleks mingi kangesti kõvasti mõttetud sisse pandud. Mõttetud, me räägime standardid mõttetud asjad, vaata, pane suvalt hästi ja ei ole midagi, mis äkki. Aga ma mõtlen, et... Sa oled, ei nõustu muuga või? Ei nõustu, ma äkki olen suur standard uskum nees. Usku võid olla, et see olukord ei olnud nagu selline, kus oleks näha, et ta oleks olnud ilgelt hästi välja joonistatud olukord nagu. Aga me näete võimalust ainus, et see oleks super üllatus, kui seal midagi tehakse, aga jälle ma praegu ei usu, et inglased teevadki mingi suure skoorilise võidu, nüüd kindlasti teevad, aga jah, oleks ju üllatus, et keda sina Ähtel kasutaks? Teeme, kas sina kasutaks, seal on umbes 5 varianti, eks ole. Mitte keegi ei ole õnnestunud. See on päris huvitav, et kas sinule meeldib, kes sulle on, sina kui suur inglis, kas sulle rohkem meeldinud Gordon või Saka või Rashford või võta üht viska lihtsalt. No ma paneks ikka see, ma ei tea, Saka ühele äärel, Rashford teisele. Sakalist ma lugesin, et mingi ikka tervisega ei ole päris hästi nagu, et seal on Bellingham on seal ründaja alune on ju ja siis ongi see Rice ja Anderson. See tundub, et ma ei nendesse ja ma ei usu hästi. Matueke vist alustas ka esimeses või? Jah. Et see on otsimine käib. Saka oli ikka jube isekas ka, et see iga torki palli sai, siis lõi eespostist mööda. See on lemmikmängija, kuidas sa nüüd niimoodi ütled? Ei, mul oli rõõmus, kuna ta ikkagi tõi Itaaliale Euroopa meistritiitli, Saka jääb alati õnnelik. Ja seda rõõm ei näe, no teil lõpuks läks kettasse ka, vaata, et kurat, pane see üks pall kasti, vaata. Kaua sa paned selle eespostist mööda, aga kui sa ikka tahad, siis nii on. Hannes Opper, kes Eesti joondes? Kelle peale löömine, see ei rohkem kettasse, kes lõi liiga palju raudelt peale, kas oli mõni mängija, kes kurat, anna, lähed palju seda Kristal kurat ära löö, anna ei, Kristal andis söötu ka, seal ei saa midagi öelda. Kes see vanas, Smirnov, Tarmo Ring. Kuidas ma hakkan praegu rääkima? Ei, ma mäletan, viimastes mängudes oli seal küll mingi mängija, kellega oli, et kuule, anna parem söötu, et no ma võin välja öelda, oli
järsku see viimane, kas oli Andorra mäng, kus ma vist lõin küll värava, aga oleks võinud veel mitu lüüa, aga ei saanud söötu, oli jah, ei ma ei hakka isegi ütleme, seal mängus võid vaadata, kes seal mängisid. Otsime üles. Mina kunagi oli koolde vahel korvpalli, siis mõtlesin, et mul ilge hea 3 käsi on, siis proovis mis 3 korda peale, kõik oli jumala mööda ja siis see treener ütles ka, et kuule, anna see pall sinna alla, seal veel siuke 120 kilone ja meetri 96 vendeli, et anna sinna see pall ära loobi nagu. Kes meil ikka, eks ikka igas satsis tekivad sellised mängijad, kes võtavad natuke rohkem enda peale ja kui võiks hoopis söötu otsida, et me teame neid nimesid, ma arvan, niisama nimetamata ka. Nii, võib pakkuda, kui ühe korra see on see mäng, kus sa 1-0 värava lõid, vaatame kohe, ma arvan, siin ei ole väga teerul. Ei ole. Ei, teeb ta ikka, no ei saa olla, Tarmo Neemelo ei saa olla. Ei ole. Sest Neemelo on 45 meetri murdes neid kaitses seal. Siin on, tegelikult see on päris huvitava koosseisuga, sest see alumised katspoolikut tõid Kostja ja Joel. Joel Lindberg võis üks olla, Järtel olid Purje ja Nint, siin on 3 head kandidaati, see jääb saladuseks. Et... ma pean ise otsima välja seal, ei ole seal midagi sellist hullu. Ja see Inglismaa läheb edasi, aga mitte ilusa mänguda. Ma arvaks ka seda sama. Kui me istume siin nädala aja pärast ja me ütleme, et täitsa verses Argentiina tutvus Roheneme saarte vastu välja, siis mis juhtus, Madis Kaamet? No ma ei tea, mis seal juhtus sai, seal peab ikka täielik fiasko juhtuma, see on nagu lihtsalt, ma ei tea, Argentiina mehed löövad 5 pealt üle ja ma ausalt ei kujuta seda, et me oleme täielik ebaõnnestumine nagu ikkagi. Kas see, et Rabo Verde tegi 0-0 Hispaaniale ei ole see hirmutav? Mitte hirmutav, ta ei näidanud mingit teedkonda ette, kuidas see mäng minna võiks. Pigem nagu mitte, sest ma arvan ikkagi Argentiinal on seda vajadus, seda variatiivsust nagu rohkem, üks on see, et Messi suudab teha, samas on ikkagi seal ees on ikkagi neid teisi järgmiseid ka, need Lautarod. Hea küll, nad ei ole siin löönud palju, aga ma arvan, selline mäng, kui on vaja, küll nad lõpuks tegema hakkavad. Et... No ma arvan, et õige vastus mina ütleks on see, et Vozinja tegi umbes 15 ivetõrjet, tal on juba 10 miljonit jälgijat ja ta mäng lõppes 0-0 ja ta penaltiseerias, tõrjus Messi viimase löögi ja läks edasi, Vozinja muutub maailma mingi kultuse inimeseks. See vist ainus selline reaalne teekond on ju. Ei julge lubada, et ma söön siis midagi ära. aga seda ei juhtu. Aga seda ei juhtu. Kurat, mul on liiga need sinivalged prillid, siis ma ütleks ja 5 tuleb seal. Ei, ma mõtlen hüpoteetiliselt. Ma mõtlen, et ainus asi, mis juhtuda saab, kui Rabo Verde läheb edasi, tõenäoliselt see peab olema selline Hispaania mängu kordus, eks ole. Et, seal peavad mingid punased kaardid, midagi peab väga valesti minema siis Argentiinal. Ei, no mõtlen, kindlasti Argentiinal tekivad mängus 2-3 väga head võimalust kindlasti, nad peavad ise need ikka ära käkkima seal või nagu sa ütlesid. No mingid iga karistuslöögid, asjad, mis iganes. Ja, et seal on see ikkagi, ma arvan, see klassivahet tegelikult on ikkagi päris suur seal, jah. Kurat, siin ma kardan juba. See on, kui oled mingi riigi fänn või midagi. Ei no selleks on asi, mis nagu, selleks üks läbi aegade suuremaid üllatused. Jah, täpselt. Jah, oleks saada. Sellepärast on jalgpall on imeline, mõistad sa. Järgmine, nagu me oleme öelnud, Argentiina teekond finaali või tähendab kaugel on lihtsamatest lihtsam. Seda küll, sellele ma kirjutan ka alla. Nende järgmine vastane tuleb paarist Austraalia, Egiptus. Kumb teist arvab, et edasi läheb Egiptus? See on jälle selline 0-0 minu jaoks, et kes tõmbab pikem õlle kõrra. Aga ma arvan küll, mina arvan. Kui Egiptus võitis mängu 2-0 oletame, tuleme tulevikku, mis juhtus mängus? No ma ikkagi üks nimi, Salah tuleb lihtsalt, ma ei saa ilma seal... Miks? Ma küsin teistpidi. Ma näiteks pakuks, et võtmeisik oleks muidu ju võinud sel turniiril olla see Marmus. Ei ole üldse on ei ole näha. Kuidas saab olla, et sul on selline mees? Sul on reaalselt nagu selline superstaar ja kurata nagu koondisse ei löö mitte midagi. Ma ise vaatan ta on igav saldo, et Andres Hopper, kuidas see võib olla, et sul on superstaar? Ei tea, ei oska öelda. Ma ei tea, me vaatame mingi presenteerimishirmu. ei ole üldse nagu pilti. 50, laias laastus 50 mängu 10 väravat. Ja enamik aja uhada Aafrikas tegelikult üsna rehvade satsidega, eks ole, üldse ei tule. Eks see nagu on, ma arvan, võib-olla sama nagu seal ju Argentiinas on ka neid mehi, kes on
tulnud seal, arvatakse, et hakkavad ka tegema, jääd sinna kuidagi Messi varju ja ei hakkagi tulema, et seal on ju need Dybala näiteks on seda veel üks paremaid näiteid, on ju, et kes ei saanudki kuidagi nagu koondisse sisse, et tegelikult oli ju klubi tasandil hea mängija. Et mõnel puhul mul kuidagi jääb mulje, et seal et kui on olemas võistkonnas ikkagi väga suur täht ja siis kuidagi natuke sarnase ampluaaga mängija või mitte alati päris samasuguse, aga ikkagi mingi sarnasus nagu olemas või mingi peaks olema tähtis mängija, nad kuidagi ei suuda selle teise suure tegija kõrval nagu hakkama saada. Ma mõtlen Griezmann Barcelonas ei saanud hakkama näiteks või kuidagi see ei leid seda õiget, ma ei tea, harmooniat või rütmi või kuidagi klappinud jah kellegi teisega see koostöö ja asjad, jah. Aga kui me ütleme, et Egiptus võitis mängu 2-0, eks ole, siis me tuleme ära tõdemusega, et Salah lõi, et Egiptusel Austraaliaga võrreldes 2 parimat mängijat platsil on Egiptuse koosseisus ja see loeb, on vist see. Et selles plaanis on väga hea lihtne elu mu lemmik peatreeneril siin MM-il ehk siis Hossam Hassanein Hussein. Lihtsalt 4 sama nime põhimõtteliselt. Hossam Hassan Hassanein Hussein, ilus. See ei ole ilus nimi. On vaeva nähtud või? Jah, see on nagu Marko Marek, Marku Markov näiteks oleks nimi. Ma ei tea, miks mitte seal, et see okei. Ja nüüd me tuleme tagasi, et Austraalia võitis 2-0 mängu, siis Madis Kallet, puhtalt. Siis ma arvan lihtsalt 2 korda joosti ära ja see on natuke nagu Türgi vastu oli tegelikult neil on see, mis austraaliaste puhul mulle ka meeldib, nad on niisugused nad igal spordil on sellised meelestused võitlejad ja neil ei ole tihtipeale see, nad on natuke nagu Kanada, nad ei ole nagu teab mis on britid ulme osavad on ja aga samas seda tati ja tahte jõuga ja seda sükast füüsilisusega nagu ikkagi tehakse nagu ära, et see on umbes täpselt sama koht, kui öeldakse, et ma ei tea, miks Eesti koondis võiks olla maailma tugevam koondis on, et me lihtsalt nagu füüsiliga paneks nagu midagi, et must Austraaliast on täpselt see sats, et okei, võtti meil ülemäära hästi mängi, aga kurat taha millit kõvasti nagu. Austraalia häda on vist ikkagi see, et neil see, tegelikult see koosseis on ikka üsna varieeruv, ega mul on tunne ka, et ega see isand Toni Popovic või Popovic, ma ei mina äkki on Popovic vist peab ütlema mingites koht, et see vist ta ise ei tea, mis see parim lahendus oleks või siis otsib, et aga ma ütlen, et kui Austraalia võidab 2-0, siis on sügaval 5-4-1 omaski hästi spikk ette ja lüüakse ära. Ja neil ei ole vaata sellist superstaari ka, nagu neil vanasti on olnud, et keegi võtaks mängu enda peale või ma ei tea. Ei tea, ei tunnegi, ütlen ausalt, et kui sa küsid kedagi. Metcalf oli vist, see mängis St. Paulis. Jah, ja see on see Irvine ka veel. Jaa, aga sellist nagu vanasti oli. Aga mõtlen sama, see on niisugune mäng, kus ma arvan, Egiptus kindlasti tunneb ennast soosikuna ja niisuguse tegelikult võib-olla nii head ei ole ja sa hakkad pigem nagu väristama hakata ja sealt tekitas Austraalia võimalus nagu, et aga usute, et edasi läheb? Mina usun Egiptus. Austraalia. Ja mina siis otsustan, et edasi läheb. Mina usun selles umbkaitsesse. Mina usun Austraaliasse. Aga ma ütlen, see on natuke lihtsalt sellepärast, et panna natuke üllatus iga sisse, et üllatus, Austraalia on isegi FIFA rankingus paar kohta eespool. Mis asja nad mängivad seal Aasias, seda küll. Et seal ei ole väga keeruline tõrgele tõusta, et nagu me nägime MM-ilt, mis on üks suur tõdemus, Aasia jalgpall on saast ja neil on liiga palju kohti. Tegelikult on. Te võite jah, Lõuna-Koreal edasi, Katar ei läinud edasi. Ei, see oli 9-2, et see oli ainsana ja üks neist 2 on Austraalia, eks ole, et see on, et sul on Jaapan ja see ülejäänud kõik oli kas kehvad ja ülikehvad, et kui me enne MM oli see jutt, et Aafrika 10 kohta häbi, siis Aafrika on säranud, näidanud ja fuck that shit, aga nüüd kuradi ameeriklane on meil siin. Let's go, aga kui ma tulen tulevikust ma ütlen, et Alseeria lükkas Šveitsi välja, siis Andres Opper ma tahaks uskuda sellesse. Päriselt ma tahaks uskuda. Kas sina usud seda, et seda teooriat, et 2 parimat meest, endet ei ole 2 parim, miks sa usud Alseeriasse, ma küsin nii pidi? Ma ei tea, kuidagi nende viimaste mängude peale, mis nad siin on teinud ka ennem tegid ju Hollandi panid kotti, et enne MM-i siis ja meil on ainus selline, tegelikult tugevad vastased on olnud, ainus see paha mäng oli see 0-3 Argentiina, eks lava voorus, aga Argentiina
on kuidagi jätnud üsna veenva mulje ka ja neil on üks kuulus mängija. Aga samas, et Jordaaniat veitsid Katsõks ja siis oli see Austria klonaadmäng. Ütleb Alžeerial tegelikult on sama kuulus perekond nimi olemas üks, aga mees ei ole nii hea ainult. Aga Alžeeria, mis siis on, et mis on nende suur pluss? Või Katsõks suur pluss? Koolkonda, jah. Õige. Mahrez näeb mängija moodi välja, mis on nagu positiivne. Et mina natukene tartsin, et see Mahrez võib-olla ei näe hea välja. Ja see Hossam Auar kuulus mängumees Roomast ühel hetkel, aga nüüd on allhitid. See on päris okei. Mõelda, neil seal ees on päris sellised okeid vennad, et neil seda nagu ohtu, et nad nullile jääks on nagu pigem vähe, et pigem on luslik Šveits. Šveits? Ma ei teagi. Tegelikult on see ikkagi see esimene ehmatus, mis Katariga oli, sellest toibus päris hästi. Et 2 järgmist mängu nad olid ikkagi head ja kindlad, et pigem mina nagu siin ikkagi näen seda Šveitsi edasi minemas, sest et Šveits on alati 16 paremas, see on nagu reegel. Jah, see on nagu puhtalt selle pealt siis kasvõi, aga mõtlen, nad on ikkagi piisavalt distsiplineeritud ja hea võistkond, et lihtsalt ma arvan selle üleüldise kvaliteediga võtavad selle mängu ära. Kas Šveitsi häda, eks ole, on ju see, et nagu sa mainisid, Katariga oli vaevaline ja siis tegelikult see Kanada võitmine oli selline oli ka nii ja naa, see mõttes, et sul mingi 3 võimalust oli vist enam vähem ja Rats lõid ära, et mitte ei olnud nagu mängupildiliselt, et me võitsime vägevalt, vaid pigem oli selline, et lõid ära rannatati. Ma ütlen Šveitsi, minule Šveitsi mingitel meeskondavad arvamus ei ole nagu muutunud MM-i käigus siis. Mulle meeldib see Raitselin, Atanjid ja Elvedid, mulle meeldib see poolraitselin, Tšata Freuler. Et ma arvan, et see nagu minu silmis ka võib-olla ületab Alžeeria selle terava venna vägevuse. Ma arvan ka, et Šveits on iseenesest ikkagi on favoriit siin, ma seda ei vaidle isegi vastu, et see Mbolo ja seal Mansabi ja Marka, see ründeliin on tegelikult päris võimas ja nad ka mängivad nad 4-ga, mängivad 3-ga, et nad on päris pikalt selle treeneri käel mänginud, et juba siin, kui Äberli oli, siis me teadsime Šveitsist päris palju tänu Äberlile, et iseenesest on ta positiivne, ma lihtsalt natuke võib-olla alžeerlastega nii-öelda tegin väikse üllatuse mõtte, aga ma ise usun, et Šveits on tugevam. Üks meeskond, kes on ootamatul rombel selline osutunud kaitsespetsialistiks on Columbia. Portugal 0-il, siis enne seda, keda nad 1-0 võitsid, kes seal grupis oli? Kongot võitsid 1-0. Ja Usbekid lõid ka neile ainult 1, et selles mõttes, et 3 mängud 1 ära sisse lastud. Mis on selles mõttes huvitav. Neil on muidugi, mis neil, paberil on neil ülijäge, eks ole, neil on see Dias, neil on koondisega alatis ära, eks ole, James Rodriguez. Ja siis on, eks ole, sellised mingid enam-vähem poolraitsed. Mõnes mõttes need keskkaitsjad ja kaitsjad on nagu no-namerid veel, aga vaatasin Lutsumit või Lukumit, ma ei tea, kuidas seda hääldama peab, seda juba pannakse Premiga, eks ole, et see läheb juba suurde klubisse ära. Davidson Sanchez on ka teeti mängid heal tasemel on ja praegu Türgis. Et seal nagu tegelikult on päris selline üllatavalt optimistlik. Ma arvan, see on üks ägedamaid võib-olla need vastasseid. Siis on Ghana võib-olla see tipphetk oli, eks ole, 0-0 Inglismaad. Ja siis see kaotus Horvaatial oli selline, taastkord, mis kõik ütlevad, meil on peatreener kui Roos, mis see tähendab? See tähendab, et see mees oskab kaitsi kinni pakkida, et see et mõnes vastasseis, mis sa enne turniiri arvasid, et lähevad kokku, siis oli see, selline 3-3 läheb. Siis nüüd on see, et kutkub ühele poole 1-0 on selline kõhutunne, aga mine sa tead. Mina arvan, et Columbia on ikkagi selge soosik ja ma arvan, tuleb siin see lõpuks Columbia Argentiina veerandfinaali seega siit, et ma ütlen Columbial tegelikult see, et nad gruppi võitsid, nad said päris hea tabeli ka endale ette, et on nagu hea võimalus kaugele minna neile. Jah, see on siis, et see Columbia kui võidab Granat, siis järgmisena vastas Šveitsi Alžeeria ja siis on
ilmselt Argentiina on või siis Austraalia. Ei, see mõttes, et jah, Kolumbia on jätnud sümpaatse mulje, Rana vist see, kuidas nad on kinni suudavad pattida. Et see on päris huvitav, et ma räägin, siin on kuidagi see know-how ülemaailmastumine, suur õnnelik globaliseerimine on teinud selle mingid Aafrika meeskonnad, kus kõik on tulnud Euroopa jalgpallikoolist, nad suudavad tegelikult teha mingid sellised artiklisi asju päris hästi isegi. No võtad sama see Maroko või Kongo või Alžeeria, need kõik tegelikult ju mehed, kes on Euroopas kasvanud, Euroopas mängima õppinud, selles mõttes ei ole sellest nii-öelda lustlikust Aafrika jalgpallist ei ole seal nagu midagi nagu rääkida, et kui sa oled ikkagi seal, ma ei tea, Pariisis ära trillitud või siis seal Marseille's trennis käinud on ja siis nii on. Pariisis oleks küll praegu nutter elada, nii palju neid Aafrika sätse on, ükskõik mis juhtub, iga päev mingi auto pekstakse sisse, pannakse põlema, vaata, pole mõtet uut ostagi, vaata, see on juba kindel, et Rana tutub välja, pekkis auto jälle põlema, vaata, ostad uue, seljadal võitis inimesed, jälle auto pannakse põlema ära sul, vaata. Kui Maroko Holland on ja siis oi, kuidas on ju mingi siis Amsterdam ka põlema. Siis on ju terve Lääne-Euroopa leikides, et see on ikka see, et see on ilusal ajal elab ja pole mitte midagi öelda. Ja mis me siis kokkuvõtteks, et mis siis oli kelle mis siis, kuidas võtti siis alatrupi turniiri, mul on kokku, oleks nüüd muidu sellest alustada, aga mis oli siis, mis meeldis, mis ei meeldinud, ma võin öelda, et see kas see arvutamine, kes kelle kokku läheb näiteks, täis otsena. See on jura, joogipausid on jurad. Jah, see on. Mis juures? Sa jõuad suitsu tegevust käia. Ei jõua. Ma olen vist... Ma alustab joogipausid. Mind ei häiri. Aga ma olen kuulnud palju jutte, et öösel lähed midagi tegema või tähendab see paus tuleb ja siis jääd magama. Mulle ei meeldi, jah. Ei, minule ka ei meeldi, ütlen ausalt. Aga see on nalja, ainu teles ei ole seda üldse kuulda, et selle mingi haige Vile staadionil vist on. Ei, seda ei ole. See lülitatakse kohe välja. See on haige, kuidas kõik fännid vilistavad selle välja. See on mingi näpud on püsti. See on konkreetselt 3 minutit ju. Seal läks ju aeg hakkas seal kuskil ekraani peal jooksma. Kohe kui see hakkab seal reaalselt, et see fännid on ikkagi absoluutselt kõik 3 mängu. Fännid on selle reaalselt välja vilistanud. See ongi see, et sa vilistad välja seda pool tundi saatad, oh shit, ma toon õlle. Aga see mõttes, see fänn, ma just mõtlesin ka, ma telekast vaatad, mis sa saatad, et midagi ei saa aru nagu. Fun, vaata. Muist pannakse peale, vaata, reklaami või? Et see mõttes, see on päris hästi ära varjatud, et see fännidele üldse meeldi, aga ma ei tea, minu meelest see üldse halbaisi, ma täitsa debiil. Kurat, ära ütle, pärast tulebki see 4 veerandiga. Ei, aga alati asjad nagu tulevad korraks ja siis jäävadki, et see on täitsa asi, mis võib nagu tulla ja jäädagi. No see on nagu, kas me oskame, mõelge Holland ja Belgia kinos on keset filmi on paus. Ei, aga mõtle, me ei kujuta seda siin ette, et see oleks ju. Ei, aga mõtle, meil on märtsikuu Premium Liiga esimene voor väljas, on mingi -5 mine veel ja siis on mingi 3 minti pausi, meest on jumala külm, seal juua ei taha nii külm vesi. Et seal on soe tee rummiga või? No, täpselt. Siis hääletasime, hääletas ma jäin vähemusse siin. Ilmselgelt nagu. Aga see, teeme siis selle, et see arvutamine, kes edasi läheb, mina ei saa midagi aru. See on eriti just, sama nagu Nagelsmann ütles, sul on mingi A, B, C, D, G või mis iganes, keegi nendest on ju. Ma ei saa mitte midagi, ei hakanud uurima. Tegelikult on nagu jura ja see ikkagi tekitab neid, nagu ütles ka viimase vooru neid, samas 3-3. Okei, hea küll, me ütleme, et ilmselt oli sportik on, aga siiski, tegelikult on jura. Jätab kahtluseid. No ikka, kas see tekitab kahtluseid? Kui ette poleks panust. Et hetkeseisule siis vist räägitakse, et aastast 38 tuleb 64 meeskonda, võiks kohe. Let's go, what? 64. Ei ole. Päris ka räägitakse või? Terve suve. Siin nagu 2 kuud on turniir. Jutud on, et aga see, et sul on kogu aeg jalgpalli, et sul ongi kuu aega kogu aeg jalgpalli. 5,5 nädalat tegelikult on see kord, jah. No ütleme, jah, 1,5 kuud kogu aeg jalgpalli ja absoluutselt kogu aeg, kas see ei ole äge või? On. Mõnes mõttes on äge, aga ütleme, ajavööndaks parem mulle siis. Jah, et see mõttes, et ma arvan, et see et siin vanemate meeste silmad ikka näevad ka mingi ikka 90 või 100 ära MM-il meeskond, et meie võib liiga 96 vist on siis aga jutud räägivad, et vainot, et vajab nagu harjumist, et seda jalgpalli nii palju on, aga samas ei pea nii Andreses, need ajad on möödast, kus peab vaatama iga mäng. Ega igat üht ei ole täiesti vaja. Ja
aga ei saa öelda, tegelikult ootamatult hea turniir on olnud, et ei, tuli ka intriige, said ka mõned koju minna, Uruguay ja Türgi ja mis siin Tšehhi siis ütleks on ju kõige suuremad kaotajad, et kuidas, ei tea on ju, et nii uskuvat pole, ei on nagu ühepoolne, ei on nii, et jah, kindlalt on 1, 2 ja 3 olid paigas, et selles mõttes näitab, et jalgpall on ümmargune. Samas, kui mõtlen, et suurtest ikkagi mingi Hispaania, Portugal, tegelikult ja küll läksid edasi mõlemad, aga samas ilmselgelt nagu suht lati alt on nagu mänginud seni nagu. Portugal ei võitnud gruppigi. No ja Portugal vist on ainus soosik, kes ei võitnud gruppi. Või teiste koperdus. Lõpprootus me võime rääkida, et oli üllatus ja tore tegelikult üllatus vähe. Et ainus nagu üllatus. No kurat, aga need on isegi, ma ütlen, et siin ei olnudki võimalik peaaegu üllatada ja suudetud. Et see mõttes ma ütleks, et võib-olla see, et supp on lahjem, siis mingid asjad ikka joonistusid välja üsna loodiliselt. Et me ainsad asjad... No mõned nõrgad joonistusid ikka väga välja. Et mina see Türgi väljajäämine ja Uruguay võib-olla on teada, ma ütlen sellised asjad, aga ma ütlen positiivne on jah see, et need täitsa kotikud ei ole nagu... Pigem jah, kotikud võib-olla need, mingi Tuneesiga te ei osanud arvata, on ju, pigem arvata, et Curaçao on ju, et lastakse 3 korda neil 10 on ju, aga et pigem olid jah, need, kes ebaõnnestusid, olid natuke nagu üllatuslikud. Aga ma ütlen isegi kuidas ma ütlen, nähes neid Panama fänne näiteks kõrvata, et see Panama tegelikult nad said nulliga, on ju. Ma arvan, tegelikult neil selles mõttes savi. Nende jaoks oligi kas või see, et nad said sellele suurele jalgpallipeole, said seal jõmiseda, tõmbasid peo käima, tegid narksi seal Times Square'il ja nautisid elu, vaata, mõnus vaata, et see palju sõitja saad seal rambatus. Ei no, reaalselt, ma arvan, ma see üks asi, ma ütlen, ma pole harjunud sellega, et tänavatel kodväärt narksi, ma arvan, kui ma peaks mingi töö tervise kontrolli või ma arvan, mul on reaalselt mingi Kalepi jääk näod, sest kodväärt trennid Kalepi pilves, see on nagu täitsa ebareaalne. Sa ei saa lihtsalt ükskõik, kus sa oled, keegi teeb Kalepit täitsa nagu ebareaalne see võttes, et ma ütlen jah, et kui ma praegu peaks mingit testi andma, ma tutvuks läbi. Kujutaks, et olid käisid Hollandis või? Et see on ikka ebareaalne, et see mõttes, et seal igal pool on selle pilv üleval, ükskõik mis happening või asi on. Jaamaan. Et see ikka natuke, vajab harjumist. Harjusid ära siis, jah? Ja mõnes kohe tahaks saada. Vaata kui chill ta on. Hea olla, vaata, see mõttes, et ma ütlen lihtsalt see osa on ebareaalne. Kus jalgpallipidu, just see, et inimesed sõbralikud, vaata, ei ole... aga vaata, peo teevad ikkagi turistid, mis sa ütlesid, et USA-s kohalik ei ole ju. Jah, aga ma ütlen, kui sul tulevad, et kuidagi selline jalgpallifestivali vibe on, ei ole see, et mingi Inglismaa Panama fännid saad kokku, saad peksma üksteist. Vaid tulevad, jõmisevad koos, laulavad, tantsivad, et see on seni olnud suht äppi, et seepärast ootaks nüüd juba suuremaid mänge. Sükest asja veel on, jah, mõnikord on Inglis fännidega on see, et ikkagi, jah. jah, õige, toolidega vaatavad, on vanastel, mis oli hullem, 96 oli vist see viimane, mis ära vist peale seda vist. Kõige hullem oli viimane vist oli see, kui oli 2016 oli, nimelt Marseilles said kokku Vene ja Inglise fännid. Oli ja midagi seal noad ja asjad. Seal ja noad asjad ja pudelid ja seal oli kõik läks mängu nagu, jah. Aga no see oli üks erand, ma arvan, kus ühes lõpus oli vist veel see, et see selline toolidega üksteise peksmine tänaval, see oli normaalsus. No see oli ka ja räägid kunagi, et see on see Briti jalkafäni lemmikõlu, et on see Stella Artois, et see on see hea pikk kael, see on hea kinni hoida nagu, et kahjus see osa jalgpallist on radunud, on ju, Opper, sina räägid. Ja ma ei ole seda näinud. Et see normaalselt vägivalda peksu, äkki me saame ikka nii mingi, ma ei tea, mis siin kõige, Inglismaa, Argentiina võib-olla seal on selline mõnus, mis nad saavad alles poolfinaalis, mitte varem. Jah, see teeb ajalugu mängu lihtsalt, jah. Tuleb. Falklandi saared, jah. Jumala käsi ka, jah. Et muud ei olegi, et selline see oli. Rääkida siis Levadia Kratos, teeme Eesti, mitte midagi ei tea. Levadia Kratos ja 1-2 Floorale ja Ralju tegid 1-1 Paide linnameeskonnale. Teie mõlema Madis Kalkist nägib mäng. Mitte terves mahus, aga natuke ikka vaatasin, aga ütleme, Kalju oli, ütleme, minu hinnangul parem võistkond selles kohtumises. Lõpuks oli see Henri Anieri üks tuli ja pani tagus seal ja siis tuli see 1-1 ära, et ikkagi see Anieri faktor on Eesti liigas päris suur. Levadia, Flora, Levadia oleks pidanud seda varem ära otsustama. Tambetu oleks võinud rahulikult kolmeka juba lüüa seal 20. Seal ikkagi jälle raisati nagu päris palju.
siis Alamaa värav oli päris hea, et kuidas ta niimoodi läbi tuli, ära lõi, et ja siis samamoodi see Usta tegelikult ju ka, aga see oli kuidagi jah, et siuke meeskondlik värav ja selline, et see okay. Ootamatu lausa. Et ütleme, turniiritabel seisukohast oli ta hea, aga samas ütleme jah, et ütleme mängulist pigem mõtleks, et see oli nagu Levadia mäng ikkagi. Selge, aitäh. Ma ütlen, ja Slava see ütles, et oli lihtsurelikud nad. Aga no oli, selles mõttes ikkagi, kui seal Tamme tuuletis nii palju löömata, et samas esimene pärav, mis Vendel lõi, et kuidas Tovstik ma ei saa ka aru nagu kaitsjana, et kuhu sa lähed sinna nagu võitma seda palli, et Vendel jube hästi hoidis ja ootas ära selle momendi, et Tovstik tuli, tõmban mööda, et see oli natukene juba teist mängu järjest vist eksib Tovstik. Vaata, et ta ju andis selle paha söödu eelmises mängus, tõmbas, kaotas palli. Ei, 2 jama siin teinud nüüd järjest. Äge. Ja ma teen MM-i kohta lõputüssamist, kui ma ütlen, et poolfinaali jõudis üks meeskond, mis ei ole pärit Euroopast või Lõuna-Ameerikast, siis mis on teie pakkumine? Oot, ütle uuesti. Meeskond, et poolfinaali jõuab üks meeskond, kui ma toon tulevikust, üks meeskond, mis ei ole pärit Lõuna-Ameerikast, sulgudes ei tohi öelda Argentiina või Brasiilia või Euroopast, siis kes? Aafrika. Kolumbia tohin öelda. Andres Ooper, vaata Saaremaa, mis koolis sa reisid? Ei, sa ütlesid, et tohi öelda Argentiina ja Brasiilia. No ma tõin näited, mis koolis sa reisid? Ei ütle. Kuidas Saaremaa geograafia? Norra saab Brasiiliaga kokku näiteks. Oota, räägime ikka selle asja Saaremaa geograafia, kas geograafia õpetaja, kes sul oli? Me peame ikka selle ära rääkima. Ma sain soo nii-öelda küsimust valesti aru, geograafia ikka Saaremaa täitsa ulme. Et sinu pattumine Lõuna-Ameerika või Euroopa meeskond ei tohi öelda, sinu on Kolumbia selge. Ei, ma ütlesin, et ei tohi 2 Lõuna-Ameerika meeskonda, et üle tohib. Nii. Aga muidu on... Poolfinaal, see tähendab, et siin isegi seda puud ei ole mõtet vaadata, seepärast nagu nii tuleb vastu ühel hetkel Argentiina või keegi. Ma siin pakuks usat, jah. Võt see on õige, võt see on riik, see on õige riik. Ütleme nagu nendel Maroko on muidu hea, aga neil on see tabel ikkagi USA veerandfinaalis saab kokku Hispaaniaga. Ma lihtsalt jah, aga ma ütlen, Hispaania ei ole nagu ihe olnud, et see nagu USA võib Hispaaniat võita, see oleks nagu seab üllatus nagu, jah. Nii, Andres. Ma vaatan seda teist poolt, seal ongi see Šveitsi ja see pool, siis võiks aga Euroopat ei tohti, Alžeeria siis ju. Allpoolt, aga Norra ülevalt poolt, Norra on Euroopast. Kurat, ma jälle läksin praegu. Andres Ooper, mis koolis sa neid? Aafrika ja siis Norris. Kas muidugi tahaks Marokot öelda, aga Maroko on täpselt esmalt on Holland ja siis seal veerandist tuleks ilmselt Prantsusmaa, et see on ikkagi liiga räige nagu. Mina ütlen Maroko. Maroko on tegelikult muust väljaspool Euroopat ja Lõuna-Ameerikat kõige parem võistkond, seal nagu ma arvan, nad on kõige parem, et seal ei ole kedagi sama väärselt päris. Sinu Talveti pattumine oli siis... Pakuks USA-d siis. Mina patun Maroko ja Andres Ooper patub siis Alžeeria. Ja ma pakun Alžeeria, et ma süün muu. See tabel allumas on täpselt selline, et sealt sa pead põhimõtteliselt tegelikult ainult ühe korra just üllatama. See on, ma ütlen, see pool jahtus on Argentiina, on täitsa ulme ikka. Aga matšini on tuu, et elu on selline. Ja nüüd ongi, jalgpall läheb edasi, et peatamatult, et mingi selline puht päev oleks nüüd olla vahel või? No täna oli ja tegelikult öösel ainult üks mäng oli, et öösel mänge polnudki. Mõnus, ainult üks mäng polnud. Aga täna öösel tuleb jälle pikk jalgpalli öö. Sa oled valves, jah? Vot, ja nii on, et ma ei tea, edasi ei ole ühtegi vist lõpuküsimus ka sealt. Hästi. Või mis? Trenn ära, siis kas siin esiliigas ka vahepeal mäng on olnud? Tuleb tähtis mäng neljapäeval. Mind ja siis kõik, kurat seal ju publiku rekord jaed. Velko ja Velkos ka. Holm jalgpallipark, 2. juuli, see on siis neljapäev, unustage ära. Sellised asjad nagu jalgpalli MM, maid kell 7. Kurat, seal võiks ju teades Velkot, kuidas nad asju ajavad, seal ju võiks selline... Publikut võiks olla selline, ma ei tea, kus see over under, 750 pluss äkki, et äge.
siis peaks järgmine peaks meil kodumäng olema, kus avatakse siis uus staadion meil. On muruvaip maas. Vaip on maas ja väga ilus näeb välja. Minu lihtne inimene, vaata sinna rikaste rajooni ei sattu, siis ei teadnud, kas seal see... On hall, on staadion. Head asjad, jah. Vot, ja Talvet, mis su siis raunter on, mis sa arvad, et mitu protsenti sa mängudesse näinud oled? Pakun see 60% kanti kuskil äkki, võtan laivis, ma olen hommikuti midagi nagu järgi vaatanud, pool aegade kaupa või midagi sellist, aga võtan laivis, ma pakun äkki 60%, jah. Mis on seni lemmik ja suurim elamus? Ma lihtsalt elamus ka selles mõttes käisin. Ma arvan ikka, kui mänguliselt võttes ikkagi must see kuidagi Inglis-Morvaatia mäng on jätkuvalt nagu meelde jäänud, et see oli nagu siuke äge mäng nagu, jah. Jah, vot. Ja tuleme rottu siis, kui me tuleme. Et nagu ikka. Jah. Panin läpat kinni, mul tuli meelde meie teie pildiga. See on teil Mike Stropper ja mitte keegi näe ja kuule, vaata, see fat. Ma räägin, võib-olla peaks minema marama veel. Ma arvan, see paha ei teeks sulle. Aga ei, ma pean nüüd saama ikkagi õigesse rütmi. Ja see nagu Peep Pahv kunagi ütles ka, et mis aja vahe, et lendad kohale ja lähed kohe õigesse aega, ei ole siin midagi. Ma see tahaks, õige, ma olen kõik sama randi mees, Harjumaalt sealt lääne või Ida-Harjumaalt või Lääne-Harjumaalt, sealt tulevad Vasalema keile hashtag. Sealt tulevad õiged metsapullid. Aga see oli see, kui saan vaadata jalgpalli ja mingi Tartus siis vaatama suurt esiliiga matsi, kus saab kõik selgeks. Aha. Jah. Ja ma ei tea, millal siis sul uuesti Pärnusse mineks. Pärnusse? Pärnumaa naised küsivad. Ei saa, keegi otse kirjutas, läks ma siis lähen. Selge, et lähiajal ei ole talved Pärnusse tulemas, see kord sa saad rottu kuulmiseni. Kuulmiseni. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.